paljud teist on mõnikord mõelnud, kuidas kõigil nii palju raha on? Ma pean tunnistama, mina olen küll mõnikord heidutatud, kui ma näen, et järjekordne finfluencer jagab, kuidas tal on 6-kohaline investeerimisportfell või kui ma näen, et teised minu vanused ostavad oma esimesi kodusid ja siis mul on küll see moment, et kas kõik mu ümber on rahatargad ja ma olen see ainus rahaloll või? Mulle esitati väljakutse rääkida teile rahatarkusest ja ma ütlen ausalt, minu esimene vastus oli ei. Sellel sõnal rahatarkus, seal on kerge skämmi lõhn on juures minu meelest nagu mingis kontekstis. Aga siis ma mõtlesin selle peale ja otsustasin, et teate mis, challenge accepted, aga teeme seda Maria moodi. Kuhu fondi oma raha paigutada, see on nagu vorsti valest otsast söömine. See 6,5 eurone matša näitab hästi seda loogikat, et tõsi, see ei ole võib-olla kõige mõistlikum ost, aga teistpidi, selle ostmata jätmine ei ole see, mis lõpuks liigutab nõela. Rahal on nagu siuke paar halba omadust, sa kulutad ära selle. Ma võin sulle statistiliselt tõestada, et kui sa iga päev treidid sisse välja, siis sa kaotad raha. Ja mõnikord sul on vaja lihtsalt võtta inspiratsiooni õigetelt inimestelt. Ma võtan asjad ette ja teen ära. I make shit happen. Nii, Anna, kuidas siis sinul on? Kas sina tunned, et sa oled osa rahatarkade klubist või rahalollide klubist? Ma ütleks, et ma olen keskmise grupi aluminats. Raha keskmised oleme. Ja. Me oleme rahaga hakkama saajad. Märts on tegelikult rahatarkuse kuu, kui te ei teadnud. Ja selle väljakutse esitas mulle minu armas partner Lightyear, kes on ka selle video toetaja. Ja kuigi suur osa rahatarkusest, vähemalt mul on jäänud mulje, räägib tuleviku vaatamisest. Teate küll, isegi mina olen teinud selle visuaaliga postitused Maria vanana. Mõtle ikka oma tuleviku minale. Siis minu meelest üks suuremaid väljakutseid noorele inimesele on, et kuidas siis mõelda oma tulevikule, aga samal ajal nagu hetkes ka elada. Nagu normaalne inimene. Ja minu meelest me alustame rahatarkusest rääkimist valest otsast, et kuhu fondi oma raha paigutada, mis vanuses ma saan finantsvabaks, see on nagu vorsti valest otsast söömine. Ja me ajame sellega selle rahatarkuse teema kohe alguses nii keeruliseks, mis meenutab mulle. Kes teist olid minu jälgijad siis, kui mina ja Victoria tegime sellist saadet nagu Kirsi Chilli. Ja seal üks meie külalistest oli Kristjan Liivamägi, kes on õppejõud ja rahatarkuse mees. Rahatark mees, kes räägib sulle täpselt sellest, kuhu oma raha paigutada, kuidas olla rahatark. Ma vaatasin seda hiljuti tagasi seda episoodi ja ma sain aru, et mis ma olin seal 16 või midagi sellist. See 16-aastane Maria ei saanud absoluutselt mitte midagi aru, millest jutt käib. Ma olin nagu tootlus, mis tootlusfondid, vaata millest te räägite, targalt noogutan kaasa, yes, saad keskmise tootluse kätte, right. Ma ei saanud mitte midagi aru, millest jutt käis. 10 või 100 000 eurosid, et osta ühte üüri kinnisvara, siis nüüd enam seda teha ei ole vaja. Ja laenudes samamoodi. See on selles mõttes kurb, et kui paljud meist tunnevad end lollina, sest me ei ole kohe kaasas selle jutuga, millest need finantskuurud räägivad. Ja kuigi nende asjade mõistmine on ka oluline, sinna me ka jõuame selles videos, siis minu meelest, ja call me crazy, aga rahatarkus noore inimesena algab unistamisest. Ja ma tean, mida juba osad teist ütlevad. Maria, sa loll, out of touch, loll, mul on arved, mida maksta, päris elu ei käi niimoodi, mul ei ole aega, mida unistada. Tähendab, mul pole aega unistamiseks. Ilmselgelt see on ka tõsi ja kõike tuleb teha omade võimaluste piires. Aga kui sa oled olukorras, kus selle elu ja vahendite vahel, kus sa oled praegu ja kuhu sa jõuda tahad, on mingisugune auk, mida sa siis ideaalis tahaksid kinni panna, siis, ja seda kinnitavad isegi finantskuurud, sinu parim bet on suurendada oma sissetulekuid. Ja minu mätta otsas sa saad teha 2 viisil, sa saad valida õpingud ja karjääri väga kalkuleeritult, et see on see industry, kus praegu liigub palju raha ja seal on head palgad. Või, ja mitte refereerida seda kõige lollimat tsitaati maailmas, aga teate seda, don't love your job, job your love.
noh, see on loll, aga kahjuks või õnneks selles tsitaadis on natuke tõetera, mis on see, et tööd, mida meile meeldib teha, me teeme hästi ja me teeme seda rõõmuga ja sealt on ka võimalus vähemalt teoorias saada tagasi midagi rohkemat kui lihtsalt palk. Ja noh, siis räägitakse sellest, et arvutused, et sellel päeval ma olen finantsvaba, siis ma olen täpselt nii vana. Okei, kui paljud teist oskaksid vastata küsimusele, mida ma oma rahaga siis teen? Mida ma nende vabade vahenditega teen, mida ma elult tahan, kes ma olen, mis mulle meeldib teha, et noh, tõeline rahatarkus minu meelest algab tegelikult üldsegi sealt. Ja kui te hakkate nüüd siinkohal meid natuke kaotama, vaata, olete veel siin, on ju, ma loodetavasti, et me saaks minna asja sisuni, tundub ainult aus koorida ka ennast paljaks. Ehk siis rääkida minu suhtest rahaga, minu ajaloost rahaga ja väga sümboolselt olen ma endale täna ostnud totaalselt overpriced matcha selle väikese jutuajamise kõrvale, mis tegelikult illustreerib kahjuks või õnneks minu rahafilosoofiat väga hästi. Ühtlasi vahemärkus, ma tunnen, et selle jakiga istudes nagu linnud, kuna ta on talvel, vaata, neil on nagu need karvad on niimoodi ülipuffis ja siis ma olen niimoodi puffis, aga ülisoe on. Ühesõnaga, et see matcha siin, see 6,5 eurone matcha, mis on totaalselt overpriced, aga kahjuks kõige maitsvam asi üldse, näitab hästi seda loogikat, et tõsi, see ei ole võib-olla kõige mõistlikum osta 6,5 eurine kohv või matcha endale iga jumala päev. Aga teistpidi, selle ostmata jätmine ei ole see, mis lõpuks liigutab nõela. Noh, nagu öeldakse inglise keeles, to move the needle. Selle ostmata jätmine ei ole see, mis nagu lõpuks otseselt viib mind minu, ma ei tea, finantseesmärkidele lähemale. Ühtepidi ma teen tööd, mis on nagu õnnistus, et enamik inimeste jaoks isegi see ei tundu nagu töö ja kuigi minu töös on väga palju ärilisi aspekte ja nagu ma ka paar videot tagasi rääkisin, minu tööpäevad ei ole nagu kuigi palju erinevad teiste minu vanuste tööpäevadest, kes töötavad mõnes muus valdkonnas, siis no siiski, olla YouTuber tänapäevases maailmas on õnnistus. See ei ole, ütleme, väga raske töö klassikalises mõttes. Aga teistpidi, ainus põhjus, miks mina saan täna üldse seda nimetada oma tööks ja siin olla, on see, et iga mõne aja tagant ma olen istunud iseendaga, ma olen istunud koos Annaga maha ja meil on olnud see auditi moment. Mis on järgmine move? Plotime meie järgmist taset, meie järgmist sammu. Millised on tugevused? Kuidas rohkem raha teenida? Selline pidev nagu peale hakkamine selles valdkonnas on olnud nagu põhiliseks eelduseks, sest nagu kui palju on olnud sisuloojaid, kes on alustanud ja kas alustasid koos minuga, on ameti maha pannud või kes enamus teevad seda lihtsalt hobina, et noh, raha ilmselt ei kasva puu otsas ja see ei voola ka kellelegi niisama elus reeglina sülle. Igal juhul ka sellest asjast, mis sulle meeldib, äri tegemine loomulikult nõuab pingutust ja see pingutus on ka minu teel nagu täiesti olemas olnud. Minu jaoks need sellised vahepeatused, kus ma olengi mingi nii, kus ma praegu olen, kas minu praegune töö on nagu parim ajakasutus, vaadates seda, mis raha ma sealt vastu sain, kõik sellised küsimused on nagu üliolulised olnud. Ja mõnikord sul on selleks tõukejõuks vaja lihtsalt võtta inspiratsiooni õigetelt inimestelt. Ja seoses sellega, palun, teeme swipe. Ja on üks inimene, kes on olnud alati kohal minu elus sellistele momentidele, eriti kui ma käisin koolis ja selleks on Signe motherfucking Ventsel. Number 1, ta oli minu õpilasfirma kursuse juhendaja. Igapäevaselt oma tööna on ettevõtja ja teeb koolitusi, töötab ettevõtetega, läheb tiimi sisse, aitab sellel tiimil paremini oma eesmärke täita. Kogu tema teema on julgus ja eesmärgid. Me oleme ka nagu paaril korral peale kooli käinud lihtsalt kohvidel, et mõtteid vahetada ja ma iga kord tulen seal kohvist välja niimoodi, oh my god, mul on uus elutahe, mul on uued eesmärgid, kõik on uus nüüd. Nii et me oleme tulnud täna vahelduseks Anna juurde, ütle siis ka juba tere. Anna nii lahke ja hostib siis väikest ettevõtlike naiste miitingut pärast joome kohvi ja sööme siiski kommi. Iga kord, kui me käisime Signe juures, me tegime seal mõnikord mingi õpilasfirma kohtumisi või niisama, alati oli midagi magusat. Ja Signe oli alati mingi natukene magusat, kulub ära ettevõtlikule naisele ja kulub alati natukene kommi ära. Teie ees on Signe Ventsel, kõige ettevõtlikum naine, keda mina tean. Tere Signe! Tere Maria! Aitäh, et sa leidsid aega tulla juttu rääkima, ma hüppan kohe sisse.
mida sinu jaoks tähendab üldse ettevõtlikkus? Väga hea teemapüstitus kohe. Ettevõtlus või ettevõtlik mõtteviis, mis see tähendab? See tähendab seda, et ma võtan asjad ette ja teen ära, on ju. Ja see mõte ka, et kui ma näen kuskil probleemi, siis ma ei mõtle, et ühel päeval, kui ma olen piisavalt tark, siis ma teen selle ära, on ju. Kui ma mõtleks täna ettevõtjana sellise mõtteviisi omakse, siis mul jääks poole see tegemata lihtsalt. Nii et ettevõtlik mõtteviis on see, et sa oskad asjadele leida lahendused ja sa ei pea olema üldse selleks ettevõtja, vaid lihtsalt olema õnnelik palgatöötaja või tegema oma ägedat karjääri, aga isegi selle karjääri keskkonnas selle ettevõtliku mõtteviisi omamine, see on nii teistsugune mindset. Mul on tunne, et kui me ka räägime rahatarkusest, siis minu meelest rahatarkus ei hakka üldse sealt, et kuhu fondi sa oma raha paigutad, vaid kas sa oled oma elus nii-öelda juhi istmel ja iseenda boss, kui lubad laenata väljendit, on ju. Ja luban. Kui me korra räägime sellest juhi istmesse saamisest ja just nagu sa mainisid oma tugevuste kaardistamisest, siis kuidas sina nagu praktiliselt sellega pihta hakkaksid? Kui ma oleks täna 25-aastane, siis ma võtaks vastu väga erinevad projektid, mida töö kontekstis pakutakse. Ma teeks vabatahtlikku tööd, mida ma teeks selle kohta. Vabatahtlik töö on üks supergift nagu uute oskuste õpetaja üldse nagu maailma tajumise kontekstis. Ja siis ma hakkaks nagu märkama, et mis tegelikult mulle sellest laiast töövalikust üldse meeldib, on ju. Mis on mul tugevused, mis tekitavad seda kirge ja sellist nagu head tunnet ja seal järelikult on sinu mingisugune selline nagu tugev kompetentsi nagu valdkond peidus. Mulle meeldib ka see mõtteviis, selle ettevõtliku mõtteviisi juures, et ma ei viitsi lihtsalt tiksuda. Inimesed on lihtsalt nii igavad, muudkui ootavad, millal midagi juhtuma hakkab, aga mulle meeldib mõelda, et ma ise loon omale need ägedad juhtumised. I make shit happen. On sul mõni lemmik tööriist, mis sind nendes protsessides aitab, olgu see oskuste arendamine või oma järgmise movie väljamõtlemine? Ma olen väga teadlikult arendanud ja harjutanud seda Journalingi efekti iseendas. Et tegelikult kõik küsimused, kõikidele küsimustele vastused on meie sees olemas. Kui vahel mingisugusele küsimusele vastust tea, siis mina ütleks selle kohta, mine tee kõnnikoosolekut, jookse oma mõtte sirgeks, on ju. Ja see ongi see töö iseendaga, et sa õpid ennast paremini tundma ja saad aru, millal su loovus läheb lendu, millal sa tegelikult lähed surud ennast ise nurka, on ju. Ja tõesti, mis on minu ka üks nagu tugevusi, mis ma olen teinud, kui mõni inimene enam ei sobi kuidagi minu sellesse atmosfääri, mitte ei sobi, vaid nagu meil ei ole sellist nagu ühist väärtusruumi, siis lihtsalt people pleasing ut teha pole mõtet, on ju. Leia endal tõesti need ägedad inimesed, kellega peegeldada muud ei miskit, on ju. Ja muud ei miskit tuleb siis tööle hakata. Nii et aitäh sulle, Signe. Ma teen selle cheers isegi selle peale. Teeme cheers. Cheers! Ma olen jõudnud siin videos klassikalise rahatarkuse üle juba piisavalt nalja teha ja on viimane aeg mainida, et loomulikult seal on ka iva. Mida ma selle all mõtlen? Kõik need baasasjad, millest need raha-influencerid ka tegelikult väga hästi räägivad. Vajadusel auditi tegemine, oma võimete teadmine, ütleme metafooriliselt siis taskulambiga sinna pimedasse rahanurka näitamine, kui sul on harjumus mitte üldse nende asjadega tegeleda või üldse mitte nende asjade peale mõelda. Meelerahufond, et sul on olemas säästetud mingi summa, et hädaolukorras hakkama saada enne, kui sa näiteks lähed oma raha investeerima. Mind väga aitas, kui ma investeerimisega alustasin, mis on ka osa minu rahatarkuse strateegiast, Kristi Saare raamat. Ja niikuinii ta oskab seal nagu selle teema hästi lihtsalt lahti mõtestada, aga mul on tunne, et spetsiifiliselt, mis puudutab investeerimist, inimestel on arusaadavalt igasugused kahtlused ja kõhklused ja minu jaoks enamus neist lahenesid ära peale Kristi Saare raamatu lugemist ja mis sellega tekkis, oli nagu laiem arusaam sellest, kuidas majandus toimib. Sealt tekib ka see kindlustunne, et on arusaam ja siis sa saad aru, saad aru. On arusaam ja siis sa saad aru. Ühesõnaga, et informatsioon võrdub kindlustunne, et sa saad aru, mis valikuid sa reaalselt teed, sa ei lähe nagu pimedalt gamblema kuhugi, on ju. Ja nagu ma ka video alguses mainisin, seda videot toetab Lightyear, mis on siis eestlaste poolt loodud investeerimisplatvorm, koht, kus mina alustasin oma investeerimist ja koht, kus ma endiselt igakuiselt oma investeeringuid teen. Ja ma unustasin mainida, mis minu jaoks oli väga positiivne üllatus Lightyeari puhul, oli see, kui lihtne oli ka läbi ettevõtte investeerimist set-upida. Ma miskipärast pelgasin seda ja see võttis reaalselt mingi paar minutit.
minutit, pluss neil siis ei lisandu tehingutele suuri vahendustasusid, mis võivad mõnikord ligi hiilida, kui sa investeerid läbi panga. Mul on nendega ka kood, ma panen selle info ekraanile, aga pidage meeles, see siin ei ole kohe kindlasti mingisugune investeerimisnõuanne ja investeerimine, nagu ka väga paljud asjad elus, on alati seotud riskiga. Sinu investeeringute väärtus võib tõusta ja langeda ajas. Aga kes teist mäletavad, siis eelmine aasta mul tegelikult avanes võimalus intervjueerida Lightyeari kaasasutajat ja tegevjuhti Martin Sokk. Ja temaga rääkimine oli ka üks kogemus, kus mul tekkisid mingid arusaamad, mis jällegi andsid mulle kindlustunde teha otsuseid. Ma otsustasin, et see intervjuu on väärt uuesti eetrisse tulemist, sellepärast et tol ajal see oli tavapärase Maria vlogi keskel ja mul on tunne, et täna, kui me räägime rahatarkusest, siis see on väga oluline komponent, sest nagu ma ütlesin, kui sul vundament on laotud, sul on nagu selge, nii palju kui noorena see saab selge olla, kes sa oled, mida sa elult tahad ja nii edasi. Ja sa tegeled aktiivselt oma sissetulekute suurendamisega, võib-olla sul on ka mingi arvestatav määr sääste, mis kohe kasutusse ei lähe, siis investeerimine on ju teoorias hea viis, kuidas oma raha kasvama panna. Ja Martin seletas kogu seda asja väga hästi, nii et tuletame meelde või kuulame ka värske kõrvaga üle, mida tarka tal meile rääkida oli. Mida kujutab endast investeerimine kõige lihtsamas tähenduses? Rahal on nagu sihuke paar halba omadest. Sul ühelt poolt on nagu see, et sa kulutad ära selle ja siis sa saad nagu raha ühe korra kulutada, et kui sa oled ära kulutad, seda rohkem ei ole. Aga teine on inflatsioon. Et siin keskpangad trükivad raha juurde, see tähendab see 100 eurot võib-olla, mis sul on, siis natuke seepärast seda 100 eurost ostuväärtus on väiksem. Et kui me siin Eestis näiteks mõtleme viimase paari aasta peale, et kui palju asjad on kallimaks läinud. Et sul on jah, see sama raha on alles, aga tegelikult sa saad vähem selle eest. Ma arvan, et investeerimine, et kui sa paned oma raha tööle, et maailma majandus kasvab, sa paned oma raha sinna külge ja see kasvab ka sellega. Et nagu väga oluline on see, et su raha kasvaks kiiremini, kui sa kulutad või siis inflatsioon ära sööb. Ja investeerimine on nagu väga hea viis seda teha. Meil tuli üks küsimus, et kas ma pean seda investeerimisäppi nagu Tamagotšit elus hoidma, et kogu aeg ostan, investeerin, müün, jändan, pean iga päev tegelema ja tšekkima. See võib isegi kahjulik sulle olla, et ma võin sulle statistiliselt tõestada, et kui sa kogu aeg iga päev treidid sisse välja, siis sa kaotad raha. Statistiliselt lihtsalt on see, et nagu me näeme, et nagu vähesed inimesed suudavad olla nagu need, kes sul leiavad täpselt õigeid auke, kust osta ja nii edasi. Ma arvan, et see nagu loogika on see, et ära proovi olla nagu targem kui maailm või turg, et nagu investeeri nagu pikaajaliselt. Et see on nagu, kui sa vaatad maailma börside käitumist, siis pikaajaliselt nad liiguvad nagu üles, kui sa võtad nagu hästi lühikeselt, siis ta võib käia üles ja alla. Et nagu minu enda isiklik nagu investeerimine on see, et ma investeerin regulaarselt, mul on iga nädal automaatselt ostan mingeid laiapõhjalist ETF-i ja that's it, et see niisugune regulaarne käitumine on nagu mõistlik. Minu jaoks need kaks arusaama, et number 1, enamus meist ei suuda olla targem kui turg ja number 2, pikas jooksus liiguvad maailma turud sisuliselt ikkagi ülespoole. Need kaks asja aitasid mul valida ka minu isikliku investeerimisstrateegia, mis on samamoodi igakuiselt ETF-i ostmine, kus siis minu raha investeeritakse laiemalt kogumisse, kuhu kuulub väga palju erinevaid maailma tippettevõtteid, mitte et ma ostan mingit ühe ettevõtte konkreetset aktsiat. Ja idee on selles mõttes investeerida väga pikaajaliselt, et see ei ole koht, kus ma näen, et ma hullult kasumit teen või nagu paari aasta pärast sealt mingit suurt raha välja võtan, vaid pigem ongi nagu väga pikk perspektiiv ja selline lisakindlus tulevikuks. Ja see strateegia on ka selline, et ma ei pea iga päev seal jälgimas käima, mul on automaatselt maksed iga kuu ja siis iga mingi poole aasta või aasta tagant ma vaatan üle lihtsalt selle summa. Ma valisin summa, kus ma ei pane iga kuu kõiki oma sääste, mul nagu natuke jääb nii-öelda madratsi vahele meelerahuks ja kui siis nagu pikas perspektiivis mu sissetulek suureneb, siis ma saan jälle vajadusel seda summat, mis ma investeerin ka kohandada, aga igakuiselt ma ei mõtle sellele ja see on osutunud siiani minu jaoks väga toimivaks strateegiaks. Murelike vaataja kirjutab, et tekib küsimus, kas üldse millisele turule ma oma raha panema peaks, vaadates olukorda USA, Ukraina ja Venemaa vahel. Ehk sisuliselt, kas hetkel on üldse mõtet USA turule investeerida? Ja täna on nagu põnevad ajad, et palju teadmatust, et mis nagu maailmas toimub ja siis kui sa nüüd jällegi igapäevaselt Tamagotšit vaatad ja loed uudiseid, siis tundub, et kogu aeg maailm muutub, et mis toimub. Tegelikult nagu me näeme, et see lühiajaline
virelus, mis siin ühtepidi teistpidi toimub, see tegelikult ei mängi väga palju rolli, et pikaajaliselt inimesed investeerivad ikkagi nii Euroopasse kui ka USA-sse. Võib-olla hea võrdlus on, et kui COVID oli kunagi, et COVID oli väga palju rohkem ekstreemne, et siis äkki läksid asjad, kukkusid alla ja siis järsku läksid need hästi kiiresti üles ja siis käis niisugune tohutu võnge ja keegi ei teadnud, mis toimub, see oli väga ebastabiilne olukord. Kui sa täna nüüd välja zoomid ja vaatad seda COVID-i asja, et kas sa ostsid tipus või ostsid põhjas, tead, väga vahet ei ole, et see maailm on nii palju edasi läinud, et see väikene võnge siin sees tegelikult ei mängi rolli. Meil tuli päris palju küsimusi natuke skeptikute poolt, et okei, ma kannan oma raha teie platvormile, et kuidas ma saan kindel olla, et sellega seal midagi ei juhtu või kui peaks näiteks Lightyeari ettevõttega midagi juhtumas, siis kas minu raha on igavesti läinud? Väga aus küsimus, et sellest suhtes sinu raha on sinu raha. Et kui sina paned selle Lightyeari platvormile, sellest ei saa Lightyeari raha, vaid see on ikkagi jätkuvalt sinu oma, sellele kehtib hästi palju reegleid. Et see on number 1 reegel, et see on sinu oma ja kes seda jälgib, on Finantsinspektsioon Eestis näiteks, kes jälgib seda, et finantsasutused käituksid õigesti. Investeerimisalaselt meil ja pankadel on täpselt samad reeglid, meil on samad kohustused, samad nõudmised, kuidas me raha eest käitume, mida me teeme sellega, kuidas me seda hoiame. Et isegi kui Lightyear peaks ära kaduma, siis sinu raha on erinevates finantsasutustes kliendi kontol, sinu kontol, kus sa saad selle ikkagi kätte. Ühesõnaga, sõbrad, ma arvan, see on paras koht otsad kokku tõmmata. Ma arvan, et me saime kõik olulised teemad kaetud ja ma tahaks, et lõpetuseks jääks kõlama see mõte, millest ma tegelikult seda videot alustasin. Et see tunne, et kuidas kõigil nii palju raha on, kas kõik on minust ees, kas ma olen kuhugi maha jäänud ja mida ma endale nendes olukordades ütlen, on see, et esiteks kõikide rahalised eesmärgid ja situatsioonid, eriti nüüd nagu 20-ndates alates, on niivõrd erinevad. Inimesed koguvad erinevateks põhjusteks, inimesed kulutavad raha erinevatele asjadele ja lõpuks ei ole vahet, mida teevad teised. Sageli niikuinii kõik tundub sotsiaalmeedias parem, seega keskendume enda asjadele, ise hakkama saamisele, aga ka tuleviku vaatamisele ja unistamisele, nendele küsimustele, et millega ma tahan oma päevi sisustada, mis minu jaoks on oluline, millesse on minu jaoks väärt investeerida näiteks. Nüüd, teile, kes te selle video vaatasite lõpuni, mul on ka väikene boonus. Signe kinkis mulle teile loosimiseks ühe enda Olen iseenda boss märkmiku ja see on siis see kõige uuem märkmik tal. Ma sirvisin seda ka. Siin on kõige alguses väga palju erinevaid resources või arengulehed. Kes ma olen? Mis on minu visioon? Kuidas praktiseerin julgust? Bucket list, eesmärgid ja ka nagu reaalselt lehti, mida lugeda. Ta räägib siin efektiivsest taastumisest, vaimsest vormist, no ma räägin, ma tahan endale seda. No vaata, ideaalne päev, ideaalne nädal, minu plaanid versus reaalsus, et siin alguses on nagu nii palju, millega töötada, küsimused, kuidas iseenda coach olla ja siis igapäevased lehed, kus sul ongi päev, kuupäev, fookustegevused, mõtted, reflektsioon. Kuigi ma olen ka ise langenud sinna auku, et ostan ühe märkmiku ja loodan, et kõik mu mured kaovad, siis teistpidi mõnikord see uus tööriist võib anda sulle selle lisa pushi. Seega ma loosin ühele teist selle konkreetse märkmiku välja. Loosis osalemiseks kommenteerige alla üks mõte või idee, mis te endaga siit videost kaasa võtsite, mis teid kõige rohkem kõnetas, mis loodetavasti pushib teid ka minema mingit järgmist sammu oma elus astuma ja pange juurde oma Instagram või meiliaadress või mingi koht, kus ma saan võtta teiega ühendust, mida te ka siis regulaarselt tšekata, et ma saaksin teile öelda, kui sa oled võitnud omale bossi märkmiku. Aitäh veel kord Lightyearile, et te seda videot ja minu rahatarkuse teekonda toetate ja lubate mul seda kajastada täpselt selliselt, mis minule ka autentne on, et minu jaoks oli hästi oluline ka selle video juures, et vaadata seda Maria perspektiivist. Nii et olge tublid, olge rahatargad omal moel, julgege alati kahelda selles, mida võib-olla räägivad kõik inimesed ja mõelda seal juures, et mis minu jaoks oluline on, kuidas mina olen asjast aru saanud. Nii et loodetavasti võtsite midagi toredat, midagi huvitavat siit videost kaasa ja näeme teiega juba järgmisel nädalal, kusjuures vana hea Maria vlogiga jälle. Ciao!